tere, Marg! tere, Merike. Jaa, et te teaksite ikka need, kes tulevad avalikult kohe on valmis oma sünnikaarti saama ja avalikult arutama, siis neil on hea eelis, nii nagu Margelgi. Me oleme peaaegu tund aega arutanud sinu numbreid juba, on ju? Ja, Ja, ja ma arvan, et väga vinge oli see meie tunnine arutelu peaaegu. oli palju informatsiooni. Ja. Ja nagu ma just kuulsin enne seda, kui ma panin salvestama, et sa tegelikult astroloogiast said ka needsamad kinnitused, mida mina nüüd ütlesin sulle, on ju? Ja, No vot, nüüd ei jää muud üle, kui nüüd tuleb hakata tegema midagi, jah? tuleb tegutsema hakata. Jaa, aga lahkel loel siis Marge nüüd oli üks vabatahtlikest, kes soovis, et avalikult, tähendab, oli valmis, siis avalikult saab tema sünnikaarti vaadata ja lähme sukeldume sinna. Ja aitäh, Marge, selle eest, et sa nii lahke olid. Aitäh sulle, Merike. Ja vaatame, et ma teeksin õige asja siit lahti. Natukene läheb aega, muidu tuleb vale asi teile siin lahti, saate kohe kõik põmmaki. Sellist informatsiooni, mida pole praegu Margest vaja näidata teile. Nii, lähme vaatame. Tada! Nii, ma panen need asjad ka kinni. ma tean, et salvestus on peal praegu, vahet ei ole. Ma lihtsalt tahan natukene asju siit kinnimale panna, sest mõned inimesed on hästi sellised, mida ta kõike kasutab. Mitte midagi Ahah. pahatasuses, see on minu igapäevane töövahend, kõik asjad, mis on lahti, kõike ma kasutan. Ja Mhm. nii ongi, näete, siin on siis Marge Ratas sünnikaart. Ja siin on hästi huvitavalt, mis tulevad välja siis see, mida ma, Marge, enne sulle ei öelnud, aga see on selline hästi lahe värk nüüd teie, kes te olete näinud nüüd oma sünnikaarti ja te näete hästi palju kümneid. Margel on väga palju kümneid siin sees. Lausa üks, kaks, kolm, ma näen neli, elude number on sul 10. siis saad sa aru, number 10 on nüüd selline asi. Noh, kes kuidas seda nimetab, kas on universum, kas on Jumal, see on looja, mida iganes, eks ju, igalühel oma nimi sinna. Mina usun, et on olemas keegi kuskil. Mina nimetan ennast universumi tädiks, mul on ka kümneid sees. Ta alati juhatab, on ju. Siis sinul on lausa neljakordne see juhatus olemas. Sind juhatatakse kogu aeg ülevalt, aga kuidas sina seda inimesena tunned? Sul tundub, et sinu elu on nagu Ameerika mäed, on ju? Alla, üles, siis sul on aeg-ajalt ka tunne olnud 25–35 on eriti palju seda veel tunda, seepärast et kui sul on 10 siin selles eelmiste eludes, see viitab sellele, et sinu elu on nagu jõhker üles-alla olnud 25–35. Ja, Ja siis sinna on see on sisaldanud paljusid asju. Et võib-olla elukoha muutust, töökoha vahetust, võib-olla selliseid, ma ei tea, armukolmnurkasid, petmisi, töösuhte mingeid probleeme, lapsega mingeid asju, saad aru, kõike. ja Ja siis, kõik olidki siis. väga hea, palju õnne. No kuna mul on endal ka 10 siin olemas, siis ma peaaegu et nagu rääkisin sulle praegu endast, me oleme veel märtsikuu lapsed ka kahekesi. Ja, Mhm. ja teil ka, kellel nüüd, kes te vaatate, on ju, siis teil on täpselt sama süsteem olnud. Ja, ja siis te mõtlete praegu, et kuidas see nii saab olla, vot nii ongi, noh, võta või jäta. Aga mida see 10 tegelikult meile ütleb, on see, et me peame hakkama aru saama sellest, nii nagu ma ütlesin Margele ka enne salvestamist, et ja mina olen olnud seal, Marge, mida ma sulle rääkisin. kui nagu läheb hästi, siis sa mõtled, see kaua niimoodi kesta ei saa, varsti läheb nagu täiega peesse. Ja täpselt nii läheb ka. Kohe läheb põmm alla. Ja siis sa oled seal pees, on ju, ja siis sa mõtled kogu aeg, et no kaua see võib kesta, nagu mul on vot siiamaani, ma tahan siit välja saada. Ja siis hakkab nagu vaikselt tipa-tapa ülesse minema. Aga meie ülesanne, eriti sinul, Marge, 40-ga, on see lugu. Hakka usaldama, et kõik, mis sinu elus toimub, toimub sinu hüvanguks. Ja et kui sina oled nagu heal tasemel iseendaga, siis seda allaminekut võib-olla üldse ei tule. Aga see, kuidas me oleme Nõukogude inimesed siin ju on ju, et ma ei tea, saad aru küll, meil on nii palju nagu neid selliseid rajoteed
kurimart piiranguid. piiranguid ja ehk siis saad aru, et nagu piiranguid, aga me peame aru saama, et see oli see, mida me kunagi elasime, nüüd me saame ise valida oma elu, et me tahamegi olla nii, et meil on kogu aeg hästi ja sinul on kõik tööriistad olemas. mis need kümned veel sulle annavad siin sees, ütlevad seda, eriti veel elude number. sul on nagu justkui algatusvõime olemas, aga sa ootad kogu aeg, et keegi selle nagu kiidab heaks, et aga äkki, kui ma nagu võtan vale otsuse, siin on vajagi, kellel on elude number näiteks noh 1, aga enne seda sul on 10, on ju. Mhm. oi, tead, mis mul on veel? üks ülesanne on tegemata. Ma tahaks teada, mis enne 10 on, kas see on 28? Vist oli 28 minu teada. On või? Mm. Peaks olema. Marge, ma arvan, et No. 28, ma praegu läksin täiega põlema, sellest see asi jäi mul tegemata. kui see on nüüd 28, siis järelikult sul on miljonäri kood olemas. ja kus sa praegu oled, on ju, sa ei pea seda avalikult ütlema, kus sa Mhm. oled, mida sa teed tööks. aga ma juba rääkisin eetriväliselt ka, et tüdruk, ärka ülesse, on ju, ärka ülesse, sul on vaja üles ärgata. ja saad aru, kui see on enne 10 on see 28, siis tähendab seda, et sul on võimalus saada väga head raha, ehk siis hakata usaldama ennast, oma sisetunnet ja siis see, et universum on ainult meie kõigi hüvanguks, meil on kõigil olemas see võimalus, sulle eriti topelt veel võimalused ja see, kui sa hakkad kuulama seda, milleks sa siia üldse tulid, on ju sinu hingemissioon, mida me Kiiruga vaatasime enne seda, Mhm. seda salvestust, siis saad aru, sul on vaja lihtsalt hakata tegema seda, mis sul paneb südame nagu lustima ja usaldama seda, mitte oodata seda, et aga ei tea, kes kiidab heaks, et ma hakkan seda tegema, kas ma julgen või eriti, kui veel hirmutab, siis on vaja eriti nagu kohe tulistada. ohoh, oh, olgu, Olgu. Tavaliselt ootan heakskiitu. on jah, vot. Ja. 10 on sellised kurinahad, eriti need, kes veel 10. päeval sündinud on, neil on nii palju potentsiaali, aga nad kogu aeg ootavad, nad kahtlevad iseendas. aga noh, peab jõudma sinnamaani või kes on näiteks oktoobris sündinud. pange tähele, teie nüüd ka, kes te kuulate, oletegi 10. päev sündinud äkki kogemata või oktoobris sündinud. kommenteerige siia alla, et kas teil on selline värk. aga lähme Marge juurde tagasi. siis Margel, mis mul jääb sünnikaardis kohe, põmm jääb silma, on see 2 korda 18. no megatugevad numbrid, ma olen seda rääkinud söögi peale ja söögi alla teile kõigile, kellel on 18 ükskõik kus kohas siin kaardis, minul ei ole. aga mul on teine number, mida ma kasutan enda hüvanguks ja see on 22. siis vot, kellel on 22 sünnikaardis ja 18 ei ole, vot kirjutage mulle, vaatame, mis me teiega teha saame. ma räägin teile välja, kuidas seda ka saab enda kasuks ära kasutada. aga Marge, sinul on kõik olemas, pliiats, paber ja unistus ja hakka kirjutama oma tuleviku unistuse tuleviku vormis, nii nagu ma sulle ütlesin eetriväliselt, väga Ja. peensusteni. vot. ja kui ma nüüd vaatan sinu ametikolmnurka siin, sinu hingemissioon oli 13, 8, 21, need 3 võlunumbrit on ju, siis see viitab sellele, et sina oled tulnud siia inimesi transformeerima ehk siis iseennast ka transformeerima ja sinul, mäletad, oli see asi, et sa pidid õppima seda, ei kiirusta, ei nõua teistelt inimestelt palju, lased iga inimesel olla täpselt selline, nagu ta on. et ja samamoodi ka see, et sinul on nii suur oskus läbi oma õppetundide, mida sa oled elult saanud, aidata inimesi sealt nullseisust või siis miinusseisust välja läbi oma kogemuste. ja kuna sul oli 21 oli hingemissioonis, mis sul siin siit ka veel tuleb väga hästi välja suguvõsa karma õppetunnist see, et sul on vaja teha seda avalikult, suuremalt. ehk siis, mis on suurelt ja avalikult, on ju, ja muidugi see viitab ka sellele, kui hingemissioonis on 21 või suguvõsa karma õppetunnis 21, et sul on väga suur potentsiaal teha seda elades välismaal. Mm. see on ka üks võimalus. ja nagu ma aru sain, siis sul ongi välismaal elamise kogemus olemas ja sa isegi kogesid seal seda head tunnet mingi hetk, eks ju. Ja. jah, ehk siis sul on vaja olla nagu rohkem pildis. selleks ongi siis Facebook, TikTok, Instagram, Youtube, muidugi mina ütlen jälle, et tulge kõik Youtube'i maailma, kui vähegi võimalik. noh, ja tänapäeval on väga palju veel versioone, kui saab olla, aga see ei tohi olla seal kuskil oma sõbrannade keskel. Okei. okei, teeme nii, olgu. Teeme nii.
ja siis ma ütlesin, ja kui ma Eestisse tulen ja sind näen, assa. ai jumal. ja siin on juba 15 naist juba järjekorras, kes minu nägu, kui näevad, siis lähevad peitu kuhugi puu taha. Ei ole midagi, ei ole midagi, küll me kõik asjad ära saame korrastatud ja vaatame siis sinu seda sünnikaardis olevat ametite kolmnurka. hingemissioonis ma sain juba väga hästi aru, sina samamoodi, et need elukogemused on tulnud selleks, et sa saad selliseid inimesi ise hakata aitama nullseisust välja. ja ametite kolmnurga 18 ütleb seda, et sulle nagu tohutult sobivad kõik sellised asjad nagu kaartide lugemine, on see siis tarokaardid, Lenormandid, oraaklid, mida iganes. tunnetamine, inimeste tunnetamine igate moodi, kätega, siis ma ei tea, lugeda, ma mõtlen kanaldus, ma mõtlen, kas su kanaldusnumbreid näeb siit. sina pigem peaksid kasutama tööriistu. ütleme siis tööriistaks ongi kas kaardid, siis numeroloogia sobib sulle hästi, astroloogia sobib hästi, human design. miks ma räägin tööriistast, seepärast et kui siin oleks olnud 22 või oleks olnud 11, see siin kolmnurgas, see oleks andnud sulle sellise tööriistad nagu kanaldamine, et vaata, mõned on sellised, kes kanaldavad, loevad info Mm väljast kuskilt. sinul on vaja väikseid abivahendeid selleks. -hmm. samamoodi, nii nagu ma ütlesin eetriväliselt, et sulle sobib väga hästi juuksuritöö, inimestega tegelemine ja selline, et kus sa saad täitsa füüsiliselt olla koos. noh, juuksuritele sobib see nabakümpi selles suhtes, et juuksur on kõige parem psühholoog, terapeut ja kõik asjad kokku, onju. ja seda sa olid ka kogenud juba seal ja välisriigis, kus sa elasid, eks ju. mm. -hmm. aga miks ei saa jääda ainult sinna, seepärast et 10, 20, vaata kui huvitav, siit tuleb muidugi üks oma karma sõlm veel välja. 18, 10, 10. aga see viitab sellele, et 20, et sulle sobib väga hästi online töö. sulle sobib selline, no ütleme ka, kui sa seal tegid seda oma ettevõtlust, mis sa tegid, on ju, siis 10 viitavad ka sellele, et töö ei tohi olla igav. sa saad teha seda siis, kui sina tahad. Mm -hmm. see on selline, et üks klient tegid ära, siis vahepeal, ma ei tea, käid kasvõi shoppamas või vaatad lihtsalt mingeid oma asju, teed mingeid oma värke ja siis jälle on klient, on ju, täpselt niimoodi, ise oma aja peremees. ja väga hästi sobis. no vot, ja sa tundsidki nagu kala vees ennast, on ju. aga see, mis annab sulle, kuna sul oli hingemissioonis 21, kui seda seal ei oleks, siis ma räägiks veitsa teist juttu, aga 21 ütleb, et sa pead tegema seda nagu suuremalt läbi siis internetumi või siis kuskil välismaal. aga kui sa elad nüüd seal, kus sa elad, siis mina ütlen, et nii nagu minagi praegu teen online'is, mul on ka 10 olemas ameti kolmnurgas, sulle sobib selline online töö. Mm. ja kuna on 2 korda, siis lausa tead, universum röögib sulle. Margussia, võta jalad alla, hakka hakka tegema. tegema. hakka tegema. et ma olen siin oodanud küll, nii vana nagu sa oled, on kõik need aastad oodanud. ja siis muidugi, mis räägib 12. 12 ütleb seda, et sul on väga tugev empaatia, sa oskad lugeda inimesi ridade vahelt. sa oled loodud töötama inimestega, kes on siis kas naised, perekonnainimesed, lapsed ja nii edasi. ja mis sul siin 12 lisaks tuleb number 4, sulle sobib ka töö meestega, meeste kollektiivis. kas teha mingi oma sugulasmehega, mis ma ei tea, paremini ei oska ütelda, ütleme kas elukaaslase või pojaga või mingisuguse sugulasega, kes on meesisik, on ju, temaga mingeid asju koos võib teha. või siis sinu koostööpartner peaks olema keegi meesinimene, ütleme, kes teeb võib-olla kodulehekülje või aitab sul meedia osas on ju teha, mida sa ise ei oska. noh, mina ei oska paljusid asju teha, minul on minu pojad abiks ja nende tüdruksõbrad, Mm -hmm. minijad. mina kasutan hästi palju meeskonnatööd ja kuna sul oli siis selle hingemissioonis, mäletad, sul oli number 8, sinu hingemissioon oli 13, 8, 21, siis see 8 viitab sellele, kõik rasked tööd delegeeri teistele. Okay. ja noh, ise siis nopisid välja, vaata, mida sa siis arvad, mida sa soovid Mm -hmm. meelde jätta. ja jälle sinu hingemissioonis on 21 ja siis siit tuleb ka välja 21. tahad sa, Marge, või sa ei taha? tere tulemast Youtuberi maailma. mina Nonii. olen juba Youtuber. No sina oled väga hea Youtuber. ja, aga ma kunagi hakkasin ei kuskilt ja ei näidanud oma nägu ja väga kartsin ja noh, nüüd ma olen siin maailmas juba 2 aastat olnud, nii et davai, hakka liigutama, et siin muudkui Youtubereid tuleb, aga kommenteeri sina palun, kallis naine, mees, kes sa nüüd kuulad, kas sina ka
said kuidagi inspiratsiooni mingit teatud videost ja hakkasid ka vaikselt oma Youtube'i tegema ja ma luban täielikult jagada siia alla ka oma Youtube'i kanalit. nii et näidakem üles seda ja lähme meie siis kõik aitame teineteist selles suhtes, et aktiviseerida teie seda Youtube'i kontot ja tehke kõik järgi. ükskõik, mida te ka ei teeks. kas sul küsimusi on, Marge, siin selles osas? ei, praegu ei ole. sest tegelikult sa oled hästi hea inimeste, kuidas ma ütlen, inimeste lugeja. oled sa tähele pannud seda? sa kuidagi, Ma arvan küll. sa tajud inimesi väga hästi ja sa oskad väga hästi nõu anda, sellist nagu toetavat nõu. on niimoodi? On. ja sul on hea meel, kui inimene on saanud sinu kaudu mingit abi või kasvõi see, et sa oled olnud lihtsalt kaks kõrva ja oled kuulanud teise probleemid ära. Ja, sa oled hea kuulaja, eks ju? ja. vot. ja see sobib sulle väga hästi. tead, inimestega töö tegemine on ka väga suures osas kuulamist. vot. okei okay.. nii. mis me nokiksime veel sinu seest? no ütleme siis see sinu sünnipäev, see 7 tuleb nüüd sellest, sa kuulud minuga nagu ühte gruppi, 7-sse, mina olen 16 päeva sündinud, sina oled 25 päeva sündinud. ja siit tuleb ka see number 7. ja sina ise ainuüksi juba siin kohas ka sisaldad, vaata, sul on 2 korda number 7 ja 18. mul on millegipärast karvane tunne, et see on ka üks kood. karmasõlmed on siis. praegu ma näen karmasõlmede osas, et ma loodan, et ma ei eksi. Et oi, sul tuleb siin karmasõlmi päris hästi. teeme niimoodi, et siis, kui me oleme salvestuse lõpetanud, siis ma otsin karmasõlme tähendused üles ja saadan need sulle siis sinna meilile, on ju. Ja. siis sa saad natukene juurde siit informatsiooni. siit tuleb isiksuse kolmnurgas sul 7, 7, 18, tervise kolmnurgas 18, 11, 11. siis ma arvan, et ka see on kood 21, 4, 10 ja 18, 10, 10 on raudselt üks kood. karmasõlmed siis. karmasõlmed tulevad meile lisaks vanematelt saadud karma õppetundidele ja suguvõsa karma õppetundidele tuleb veel lisaks arusaam ja mõistmine, miks su elus on asjad nii läinud, nagu on ja mida sa peaksid tegema teisiti. see on hästi toetav, aga seda ma siin puudutama ei hakka, sellepärast et me praegu vaatame üleüldiselt niimoodi mänguliselt sinu sünnikaarti. Saadan sulle pärast kodutööks nokitsemiseks, iseseisev töö. Iseseisev töö. jah, niimoodi. aga ma näen, sinu sees on hästi palju seikluslikkust, sinu sees on palju liikuvust ja sa oled tegelikult hästi selline vastuvõtlik nendele väljakutsetele, kui isegi see, kui sa käisid kuskil välisriigis vahepeal, siis sa mõtled, et aga mis mul kaotada on, ma proovin. Ja. sinu sees sellist energiat? On. Ja keegi midagi pakkus välja, kohe kätt. jaa, just, ja see annab sulle, tead, mis ma praegu, Marge, avastasin või? No. sul on siin ka üks karmasõlm, 18, 10, 10 ja sul tuleb siit kohe üks 10 juurde. 1, 2, 3, 4, 5, sul on 5 10. tead, et sa oled nagu universumi laps. oi. no see tähendab seda, et mis sa passid seal, ma ütlen, tüdruk. oi, heas mõttes oi, sul on nagu kogu maailm valla, aga sa praegu nagu nõksu pidurdad selle ennast, aga no loodame, et peale seda sa nüüd ärkad ülesse. ja et siis 18 viitab ka sellest, et sa lapsepõlves arvatavasti juba tajusid, et siin maailmas, siin õhus on veel midagi peale selle, et on ema, isa ja lapsed on ju ja õed-vennad. sa oled arvatavasti näinud kuidagi, noh, ütleme siis lihtsas eesti keeles kummitusi, oled näinud unenägudes mingisuguseid asju? ei ole? Ei. ütledki kohe, kui ei ole, siis ei ole? Ja ei ole, ei ole. jaa, aga numbri järgi oleksid pidanud. okei okay. Siis ma küsin siis sellist asja, kas sa oled lapsepõlves väga noorena elanud läbi mingisuguse väga suure šoki, selline, kus sa nagu ei saanud aru, mis asi see on või mingisuguse suure üleelamise? sa ei pea ütlema, mis see on olnud, kui see on olnud, siis ütle ainult kas jaa või ei. ka ei Ei. ole? okei, no nii. no siis ma ühesõnaga sind praegu läbi ei hammusta, mul on vaja natukene Ja, peale. või siis ma ei mäleta seda, ma ei oska niimoodi öelda, et aga ma otseselt praegu küll ei tule midagi.
kui see juhtus 1-2-aastaselt, siis sa ei pruugi mäletada, sest siin Ah, okei. ja see 13 viitab, miks ma praegu imestan seda, et sa ei mäleta seda, sest 18 reeglina, minu kogemus, mis nüüd on numeroloogina, need Mhm, inimesed kõik noorena lapsena on tajunud, see just viitabki. Noh, see viitab väga tugevale esoteerilisele omadusele ja kuna sul on veel 2 korda, siis see ütleb, et sul on see taju olemas ja lapsepõlves sa pidid tajuma seda. aga kui ma näen nüüd, et 1-2 vanusena on siin 13 juhtunud, siin on mingisugune noh, kas trauma, üleelamine juhtunud, aga me reeglina lapsena nii noorelt ei tea, siis mhm. võib see kanal kinni minna. Noh, okei, on, mis on, see ei tähenda, et sa oled halvem või parem selle pärast, aga lihtsalt siis on niimoodi, sa saad alati Mhm. seda kanalit avada, kui sa seda soovid. ja see vanus, mis sul praegu on, siis tegelikult sul on juba 10 aastat tagasi hakanud juba kõik asjad toimima sinu sees. sa oled võib-olla tajunud ka 10 aastat tagasi, et sa teed asju, mis sulle ei meeldi. jah, vot, saite teie ka seal kõik. mina olin ka sealsamas, seepärast et 45-aastaselt 2-3 aastat pluss-miinus hakkavad meie sees protsessid käima ja meil aktiviseerub hingemissioon, elude number. saate aru, siis kui te tunnete, et sellises ajavahemikus teil on kuidagi niimoodi, et te nagu teete midagi väga valesti, aga te ei saa veel kuidagi aru, mis asi see on, siis palun uurige ennast astroloogiliselt, human design'ilt, numbrite keelelt või siis numeroloogiliselt, ükskõik mis keeles te, mis te valdate, hakake ennast uurima, miks te tulite päriselt siia maapalli peale. siis enne 45-ndat, enne 40-ndat, teate, see on kõik üks pikk eelmäng teie elus. me elame me elame filmis või me oleme filmis nimega elu. igalühel mhm. on oma värk. et päriselt ka, kui me hakkame kõike seda nagu niimoodi kõrvalt vaatama oma elu, siis ajab ikka täiega naerma, et issand, milline Joosep Maik olin seal mingis situatsioonis onju, oleks võinud ju lihtsamalt sellega kuidagi hakkama saada. jah, aga siis sa ei tea seda. muidugi ei tea. ja sina, ja, Marge, oled rohkem elukogemustega kui mina, et samas ma arvan, see situatsioon, kus sa olid ka eile, mida me rääkisime eetriväliselt ja kui sa ja, vaatad ennast natuke tagasi siit niimoodi ja siis mõtled, et oh-oh, Margekene, äkki nüüd oleks aeg juba hakata midagi hoopis teistmoodi tegema, jah, onju. nõus. ja ärme sinna kaua kinni jää, me oleme numeroloogia praegu siin sessioonil. just. aga see on siiski elu, minu meelest on see pull niimoodi vaadata. ja näiteks siis märtsikuu lapsena ma ütleksin niimoodi, sul on üks selline huvitav elukogemus, ma olen ka ise märtsilaps ja me oleme käinud sinuga koos elus läbi sellise kogemuse, kus me oleme jäänud ilma kas lapsest või me oleme olnud kunagi suurest perest pärit. see on eelmiste elude kogemus. siin elus me võime kogeda neid samu asju, kas me oleme suurest perest pärit, mina olen, mina ka. paljulapselisest perest, no näed, sina ka. siis ütleme, kas enda isikliku lapse kaotus või siis on see selline, et sa oled alati tahtnud palju lapsi endale. noh, ütleme võib-olla ise ka unistanud, et sul on seal mingisugune 5 last vähemalt või niimoodi, aga kuidagi elu on andnud sulle siis 1 või 2 last. noh, Mhm, sellise kogemuse võime saada, aga hingelt kunagi, kui noored oleme, siis või olime, siis mõtlesime, et aga nii lahe oleks, kui oleks ka mingisugune 4-5 last. noh, midagi sinnakanti. siis mis märtsikuu lastel teeb veel sellist huvitavat asja, et kas emaga on hästi lähedane suhe või kipub olema selline ema, kes on nagu justkui tahab sulle sõbrannaks olla, aga kes kogu aeg sind kontrollib. vot sellised asjad. siis huvitav on see, et Marge, meil mingid asjad lähevad nüüd täiega nagu ühtemoodi. aga noh, 13, ma olen sellest palju rääkinud, kellel on vaimse kolmnurgas ka 13, minul on ta siinpool täpselt teisel pool, siis see viitab sellele, et sa oled eelmises elus võtnud endalt elu ära. mina samamoodi. see tähendab seda, teie ka, kes te nüüd vaatate kodus ja juba krabistate oma sünnikaartides, vaatate oma numbreid, siis see viitab sellele, et sa elad läbi mingi kogemuse siin elus, et kus sa jääd oma lähedasest inimesest ilma. kas juhuse saatel, mingi suure šokina või teadliku valikuna. et minul on see kogemus olemas täiesti ja sa ei pea, Marge, kommenteerima, aga lihtsalt see on nii. ja 6, mis ütleb, on selline asi.
Teie, kes te nüüd minu meelest alles oli meil ka video ühe naisega, kellel oli ka kuus, see alati viitab selles suhtes sellele, et sa oled eelmises eludes kogenud sellist asja, et sind on vägisi pandud nagu suhtesse. Sa oled abiellunud inimesega, keda sa ei armasta. nii nagu me seal filmides oleme näinud ajaloos, kuidas vanemad, kaks vanemat kuskilt eri maadest otsustasid, et sa lähed selle vanapapile naiseks ja nii sa lähedki, noh, pannakse ja sellega seoses sa oled jäänud jah, oma armastatust ilma ja vot siis siin elus on sul sellised kogemused, kui sa oled paarisuhtes või sa oled näiteks sõbrannadega, on ju mingid teatud sõbrannad või sa oled kuskil töökollektiivis, siis sa tihtipeale tajud, et sind ei armastata, sind ei võeta vastu sellisena, nagu sa oled. sa tunned ennast nagu viies ratas vankri all. vot, ja siin ei ole midagi muud, kui ainult endale, kuule, peeglist otsa vaadata ja hakata endaga flirtima ja tõmbama lokid trulli ja ütlema, et kuule, täitsa nichivoo tüdruk, me oleme päris hästi juba sinuga siin hakkama saanud. jah. nii ongi, ega siin midagi muud, siin peab lihtsalt endaga flirtima, ennast hakkama üles tõstma. ja noh, siin on palju numbreid veel, noh, 10 näiteks, mis sul on siin hästi palju, on ju, siin on 4 ja 21 ka, aga ütleks 10 kohta veel sellise laheda värgi. et see on see, et eelmises elus sa oled pööranud selja siis Jumalale, loojale. mina siin ei räägi usust, ma ei räägi kirikust, ma ei räägi sellist asja, see ei ole see asi. number 10 ei tähenda kirikut, number 10 tähendab seda, et usaldada eluprotsessi. aga sa oled eelmises elus nagu pööranud selle täiega selja ja siis olnud ainult selline nagu rahaahne, raha taga ajanud ja rahaga teinud kõik, mis sa oled tahtnud, täiega nagu vastupidi. aga 10 siin elus ütleb seda, usalda protsessi, kõik elukäigud, mis on vahepeal üles, vahepeal alla, kõik on sinu hüvanguks ja ära aja raha taga, vaid raha tuleb sinuni inimeste aitamise kaudu. ja kuna sul on 5 korda veel number 10, siis seda enam. see tähendab seda, et sina ei tohiks teha tööd, mis on seotud palgapäevast palgapäevaga. sinu väga suur missioon on aidata inimesi, sinu raha tuleb läbi inimesi aidates. nii nagu sa ütlesid, et sul on üks kogemus, kus sa olid nagu kala vees, aitasid inimesi, olid olemas ja sa hoopis teistmoodi ettevõtjana said selle raha. no vot, see on nagu ettevõtjaks koolitamine praegu. et jah, ma pean Töötukassasse vist tööle minema, mul on selline tunne. ma arvan ka. vot, sa oskaks igale ühele kohe ametid paika panna. ma pean vist tõmbama traati kuule sinna Töötukassasse. no kes on Töötukassas praegu tööl ise, vot siis sebige mind sinna tööle, ma võin vahepeal tulla online'is aidata. ütled, et saate see aru? läheb sinna, see läheb sinna. jah, kõik jaotame ära. vot, aga noh, miks mitte ja vaata, kui huvitav, siin on ka number 4 sul siin ja sul on ametis ka number 4, hästi lahe. oo, kui palju neid neljasid on? jaa, aga Marge, vaata kui huvitav. vaata, milline peegelpilt tuleb. 21 on sul siin, on ju. siin on 4, siin on 4, siin on 10, siin on 10. kui paneks praegu need kaks kolmnurka nagu kokku, siis on täpselt nagu peegelpilt. saad aru? jaa. ja vaata, mis siin toimub. siin täpselt samamoodi, siin on keskmes 10, on ju, 4, 4, 21, 21. kui paneks need kolmnurgad kokku, siis need täpselt peegeldavad teineteist. Okay. aga nüüd on küsimus, mis see tähendab, on ju? jah, mis see tähendab? tähendab seda, et jalad perse alt välja ja toimetama. vabandust, et ma nii otse ütlesin, aga siin pole mitte midagi muud. kui sul on number 10 näol on sul universumi tugi olemas, hakka toimetama selles suhtes, et mine, oota, ma vaatan, keegi hirmsasti räägib vahele praegu. mu kallis poeg tahab helistada. nii, siis see tähendab seda, kui su intuitsioon ütleb, et sa tahad hakata nüüd selle asjaga tegelema, ma olen täna andnud sulle eetriväliselt juba vihjeid ja nüüd siin olen ka andnud vihjeid, hakka toimetama ja see on seotud sellega, number 4. näed, vaata kui huvitav, kui ma teeksin nüüd sulle selle Fordi ruudu või selle Pythagorase ruudu, siis sul puudub 4. nüüd ma saan aru, mis see on. sul on vaja endale ehitada üles päevaplaan, süsteem, mida sa hakkad tegema, üks asi korraga või siis saad aru, hakkad harjutama endale režiimi. kui nüüd ma ütlesin sulle, mis 18 tähendab, on ju, mida sa tegema pead ja 10. jah,
ja sa ütlesid mulle enne eetriväliselt ka, et sa oled võtnud nii palju erinevaid koolitusi, mis sind on huvitanud ja kõik need asjad. vot nüüd, kallis Marge, mine sinna tagasi, mis sind huvitab. Hakka seda endal protsessima ja töösse laskma. Hakka selle töö kõrvalt, mida sa praegu teed, hakka juba seda vaikselt aretama. See sul on Mhm. ju online, läbi Messengeri, läbi Whatsappi. Kui tahad, ma olen esimene katsejänes. Hakka harjutama mu peal. No mul ei ole aega kahjuks küll, aga. oh jah, seda ma usun, sest jaa, sa oled nii nõutud inimene lihtsalt. ma iseendaga tahan ka lustida, mul siin ka no mingi, just. ma pean pool päevast iseendaga olema, tegema mingit asja, mis mulle meeldib. Välja arvatud numeroloogia, aga saad aru küll, on ju, ja, hakka harjutama. mina kõigepealt numeroloogiat, kui õppisin, ma hakkasin oma lähedasi tegema. Ja siis mingi aeg sain aru, et nad ei taha enam minu juures käia, sest nad olid kõriauguni numeroloogias, siis ma võtsin teid Youtube'is, hakkasin teid peedistama siin. no vot, niimoodi see hakkab minema, alguses omad lähedased ja siis hakkad juba edasi minema. ja siin ongi siis, kui peegelpildis niimoodi tulevad, siis on need ja 21 tuleb ka ju peegelpildis, kallis Marge. see mhm. viitab sõna otseses mõttes, davai, hakka endast rääkima välja. ohoh, ma ei tea, nüüd on mul selline tunne, et sa pead varsti hakkama mingit, varsti tahaks ära lõpetada seda, sest liiga palju informatsiooni on. Mhm. jaa, aga pole midagi, kuskilt me Ja no kõik. praegu on lihtsalt ise ka vaatan neid numbreid, et kuidas neid nagu nii palju on, et neid kümneid ja neljasid on nagu megalt. ja neljad, kui näiteks on siin sünnikaardi sees, ütleme nüüd vaatame natuke negatiivset poolt ka, eks ju. Mhm. ma siin muidu lustin kogu aeg siin, negatiivset saab siit palju välja lugeda, aga no ahah, ma ei taha, et see läheb niimoodi nagu noh, jamaks, ütleme siis niimoodi, aga no ütleme siis 4 viitab sellele, et sa oled väga, sul on palju neid, see on haruldane naise suhtes, aga see viitab sellele, et sa oled suht maskuliinne. mhm. sa oled selline naine, kes ise otsustab ja täpselt nii teeb ka. suhetes näiteks, kui tipus on 10 ehk siis taandame selle number 1, siis sa oled suhteliselt selline egoist. jah, jah. ja siis, kui on veel 2 4 ka suhete kolmnurgas, vot siis on niimoodi, et davai, mees täpselt teed nii palju, kui mina ütlen. ehk siis, mis teevad sellised naised tavaliselt? Teevad lihtsalt oma meestest sellised noh, nõkad. Noh, mhm. nõkad mehed, kui ta enne, kui suhte alguses oli ta, kõik oli tal nagu väga hästi, väga korras, eks ju. Mhm. siis peale seda, kui te juba seal pikemalt koos olete, siis on niimoodi, et sina kogu aeg otsustad, sina vastutad, sina teed kõiki asju, seepärast et sinu nagu see maskuliinsus lihtsalt sööb selle mehe ära. jah, ja selleks, et nüüd see ei tundu sellisena, et mina nagu sind maha teen, siis minul on siin number 8, teie ka, kellel teil on 1 või 8, siis ka mina kipun seda tegema. Seepärast, et me jälle, ma tahan natukene nagu kihistada, naerda, et me Nõukogude naised, meid on kasvatatud kogu aeg hakkama saama. mhm. aga see, mis on meil raske ja mida me peame tegema, sina kaasa arvatud ja mina ka, me peame õppima olema õrnad, naiselikud, hellad, aga mitte laskma endast üle käia selles suhtes, et mis siis toimub, kui me hakkame naiselikkust harjutama, siis see elukaaslane või keegi sealt kõrvalt vaatab, opa, davai, kasutaks ära. Ja siis sa Mhm. jooksedki kogu aeg kõrvad lontis ja lasedki ennast ära kasutada. ah, ei pea nojah, midagi ütlema, ei pea midagi ütlema. Teie öelge, kes te nüüd kommentaaridesse kirjutate, vot siis kellel on, mis värk. ja need naised, kellel on siin number 4, siis teil ka on seesama sündroom, mis on number 1, 4 ja 8. okei okay., see sündroom ikkagi täiesti toimis, jah? on. sul ka, jah? ja, vot ja siis me oleme siin hullult nagu näost sinised ja mõtleme, et mis meil viga on, et meid ära kasutatakse, meile tehakse seda, meid alguses võetakse nii iseseisvatena ja siis pärast tõmmatakse nagu saad aru, kõik, mis panna annab, ära võtta annab, on ju. ise me loome selle. mhm. okei, lähme lõbusate asjade juurde. Nonii, Neid ei ole. on ikka. kõik ongi lõbus selles suhtes, et ja, mul on tegelikult Marge praegu kogu aeg selline tunne, nagu me oleme kahekesi, vaata, nii nagu eetriväliselt ka sain natuke ja, lõbutseda siin, aga no selles suhtes, et vot sellised ongi need meie sünnikaardi lugemised, ma ei tea, mul on eriti praegu nii hea olla, sellepärast et vaata, nagu ma ütlesin, sina ka oled kursis, et praegu planeedid on seal võistlemas teineteisega, nad on kuskil, ja kuidas sa ütlesid, vägagi.
kuidas sa ütlesid, kus kohas need planeedid on? Samal trajektooril? ja joonduvad. jaa, Mhm. et siis teate, ma teen siia veel ühe eraldi video pärast, aga kuna ma panen nüüd selle Margega tehtud video nüüd enne seda, siis palun leidke nendes päevades, see kestab nüüd kuskil augusti keskpaigani, palun leidke kõik midagi ilusat, lustige, nautige Mhm. sellest elust, sellepärast et muidu me läheme ikka nii miinusesse, kui miinusesse veel annab minna. ja kõik tajuvad seda, kõik. Ja. ja kui te hakkate nägema, et koered ja kassid eriti hoiavad teie kõrvale, minu koerad praegu teevad seda, siis nad tajuvad väga hästi aru, kui ma nagu seest põlen. ja siis nad tulevad, ütlevad, et ära pabista, kõik on hästi. ja, aga tervisekolmnurka lähme nüüd sinu juurde, siis see, et number 11 kaks korda on, siit tuleb ka see karmasõlm välja. Mhm. Karmasõlme ma siin praegu eraldi rääkima ei hakka, selle ma saadan sulle kodutööks. siis see Mhm. viitab sellele, et sa kipud tihtipeale hästi nagu rahmeldama ja kiirustama. oled loomu poolest selline hästi kiirete liigutustega? Ei. Ei ole, no siis on kõik hästi. siis Lepo, siis ma olen su üle uhke, sellepärast et kellel on 11 siin, siis nendel on tavaliselt see, et nad teevad mingisuguseid vigu, mis võivad kahjustada ükskõik kuidas, kas närvisüsteemi või kehaliselt, noh, mitte midagi pahasti, vaata, aga see, et Mhm. neil on Mhm. vaja just võtta nagu pidurit peale. rahulikult, tark ei torma, aga kui sa ütledki, et sa ei ole ja, pidurit. ja mul on pigem tark ei torma. No siis 5+, näed, vaata, kui hea asja praegu leidsime, onju. Mhm. ja siis on 18, mis ütleb seda, et sa peaksid eemal hoidma teistest inimestest, kes on haigestunud, kellel on haigus, siis sul alateadlikult sa võid väga osavalt võtta teiste inimeste haigused enda kanda. Ja, oled kogenud seda? olen. ja et sinu puhul võib olla see, et kui sul korraga hakkab kuskil mingi kummaline valu, siis kannatab küsida, kellele see kuulub ja saadad selle armastusega kas tagasi või edasi, mida iganes, aga mitte ei jäta endale. Okei. Vahest on küll niisugune tunne, et kui kellegiga midagi räägid, kellel on midagi olnud ja sa tunned, et mul endal tuleb ka seesama asi, et see on nagu, vot see on küll seda ma olen küll kogenud. ja see ongi teil ka, kes te nüüd vaatate seda, kellel on siin sünnikaardi tervisekolmnurgas 18, see tähendab seda. siin on vaja ennast kaitsta kuidagimoodi, aga Okei. igaüks leiab selle oma kaitsetehnika ise siis välja, mis see siis Mhm. ka ei oleks. ja 18 tervisekolmnurgas ütleb sõna otseses mõttes, lausa karjub ja kiljub selle peale, et sinu teekond on esoteeriline. see tähendab seda, et esoteerik on lai mõiste, mina paneksin siia ka numeroloogia, astroloogia, mitte Youtube Human design, Youtube Mhm. ei ole esoteerika. aga saad aru, ma paneks kõik need inimeste aitamise nagu need ametid siia Mhm. ja see lausa ütleb sulle, et sa pead sellega tegelema. kui sa sellega ei tegele, siis järelikult järgmistes eludes sa saad selle niikuinii endale peale. Okei. Siis ja ma jään haigeks. ja sina ütlesid seda välja, mina ei öelda, aga nii on. jah, no nii tuli. ja, sest sinus karjub lausa, 18 on siin ja 18 on siin. teate, Mhm. need, kellel on siin 18 ehk siis aastaliike kokku saate 18, siis need on sõna otseses mõttes kas just need ametid, mis ma teile just praegu loetlesin, või siis on imehead juuksurid või siis on väga head kosmetoloogid, küünetehnikud, ripsmetehnikud äkki, saad aru, kõik, kus kasutatakse seda asja, aga kuna sul on 20, siis ma ütlen, et tüdruk, sa pead olema kuskil nähtaval, sa pead tegema midagi online'is. ja kuna 21 on ka siin on ju, nii kui ma ütlesin hingemissioonis, siis minu pärast sa võiksid olla kasvõi Balil tegemas neid asju ükskõik kus kohas, kus sa tahad, Rootsis, Norras, ma ei tea, asukoha vaba töö on sul täiega. Mhm. aga mitte see, kus sa praegu oled. Mhm. vot, ma ei tea, mul sai praktiliselt kõik, aga mis ma siit veel võiksin siis vaadata? oi, oi. nii, mis sa nüüd leidsid seal? jaa, eetriväliselt pärast küsi minu käest, mis 18 tähendab tervisekolmnurgas veel. tahtsin selle asja ütelda, siis ma lubasin, et isiklikke asju ma ei räägi, aga ma Mhm. pärast räägin, küsi mu käest seda. Okei. vaatame siis see. ma küsin veel enne, kas see, kui vana sa praegu oled, kas see on saladus või seda võib kasutada? 5-5. no 5-5 ütles ära. 5-5, Mhm. mis siis? vaata kui jah. huvitav, Marget, liitke teie ka kokku oma sünnipäevad, ehk siis mina olen 48, 4 + 8 on 11 ehk siis 2 on ju.
nii, sina oled 5-5. mis numbri sa saad, kui sa liidad 5-5 kokku? 10. Jee! saad sa aru, jah? sa said väga hästi aru, mis ma praegu küsin, miks ma seda küsisin. see tähendab seda, et praegu, kui me võtame viied eraldi, siis viied tähendavad seda, sa peaksid praegu hakkama õppima kogu see aeg, mis sul märtsis nüüd hakkas, see sünnipäev, õppima, arenema, suhtlema inimestega ja minna sinna fookusesse, mida mina täna olen sulle siin kogu aeg õiendanud. onju. ja kui me liidame selle kokku 10-ks, see viitab sellele, et universum toetab sind igatemoodi ja sa hakkad tajuma seda niimoodi, et kui sa nüüd võtad selle mingi õppe, hakkad tegema ja sa tajud, et vau, niimoodi saab ka või, vaata, sa tunned seda energiat nagu seda lapselikku rõõmu. täiega pane minema, hakka pihta, seepärast, et okei. vaata, siin nüüd ma vaatasin sinu sellist asja veel kokku, 26 isiklik aastaenergia. issand, kui hästi see läheb kokku. aa, no eriti kihvt. okei, üksinda omaette praegu. ehk siis siit üks, mis tuleb siit nagu sünnikaardist 20 ja see, mis tuleb isiklik aasta energia, liidad kokku sünnipäev, kuu ja jooksev aasta. sinul tuli ka 20 ehk siis 20 on hääletšakra, kurgutšakra, see viitab sellele, et sinul on see suur potentsiaal ja võimalus tulla pilti, rääkida, arendada, saad aru, mitte see, kus sa praegu oled, kui sa oled üksinda, toimetad, vastutad nende asjade eest, no see on ka rääkimine, onju. aga pigem see, mida praegu sinu hing karjub ja see, mida ametikolmnurk räägib. suhtle inimestega ja alusta, see on hästi palju ka koostöö tegemist siis teiste inimestega. siit edasi, mis tuleb 56, 57, jälle õppimise värk. lihtsalt see, et sulle kuidagi justkui avatakse mingid võimalused, uued suunad, arendad kogu aeg ennast edasi. siin on väga tähtis nüüd 55, 56, 57 hoida fookust. et kui sa nüüd võtad see, et number 18, mis see tähendas, oli numeroloogia, astroloogia, human design, kaardid, Lenormandid, oraklikaardid, mida iganes, mine sinna, mida sa tahad. samamoodi, mis ma unustasin sulle ütelda, 18 tähendab ka fotograafindust näiteks, pildistamine, see tähendab ka maalimist, joonestamist, joonistamist, kõike sellist, see tähendab ka võib-olla disaini, õuedisain, õue kujundamine, aiandus, saad aru, kõik, mis sellega seotud, võib-olla lilled, võib-olla kardinad, võib-olla õmblemine. okei. ei jah. ei. ja, aga vaata, kui nüüd on see lugu, et kuna tervisekolmnurgas oli 18, siis see viitab esoteerikale. siis pigem ma arvan, et see on vot selline esoteerikamaailm, kuhu jah, see peab midagi sellist olema, sest joonistamine ja muud asjad, need ei ole üldse minu teema, et. ja, no siis me panime nüüd paika nagu see. ja, me panime paika, jah. tähtis, et sinu sees hakkavad vastused tulema. seepärast, et kui me lõpetame videokõne, siis minu elu jätkub, sinu elu ka jätkub, et nüüd on vaja sinul hakata iseendaga tööd tegema. jah. siis 57, 58. siin kusjuures veel 56, 57, siin mõjutab ka number 3 isiklik aasta energia. ja see tähendab sellist, vot enne 3 on see 21. no kui sa enne ei hakka Youtube'i tegema, siis 56, 57 hakkad tegema. okei, kui ma see aasta veel ei hakka, siis järgmine aasta hakkan. ja, hakkad. vähemalt peaksid hakkama, ütleme siis niimoodi, ja kui sa ei hakka, kui kätte saan, ma ütlen, tüdruk. ja, ma olen nõus. vot, et nüüd sul on aega atra seada. nüüd seagi, selles suhtes, ega kohe ei saagi kõike, mina ka ei hakanud kohe Youtube'iga pihta, kõigepealt nokitsesin kodus oma asju. ja siin 57, 58 iseenesest juba 3 lükkab sind ka jälle suhtlema, rohkem esinema, laval olema, kas siis väiksemas, suuremas ringkonnas ja 28 aastal, 2028, siis sul on 22 energia ka veel, mis mõjutab seda, siis sul hakkavad, tead, kui sa nüüd atra sead õiges suunas, nii nagu ma sain juba vihjest aru, mida sa hakkad mõtlema ja arendama, vaata, mis meil enne eetriväliselt oli juttu. siis siin sul hakkavad, sul kanalid avanevad. sul hakkab infot tulema. ja kusjuures seal samamoodi oli see, selles astroloogia, selles oli ka aasta oli 28, ma tean, et ma just alles vaatasin üle jälle selle video, et see oli nagu nii põnev. Yes. ja see oli aasta 28, kui mul mingid need planeedid jälle joondusid seal kuidagi. tead, mis ma tahaks teha? Ketšupi tantsu.
noh, väga hea, saad aru, see on mulle kõige ülim tänulikkus see, et kui läheb selle Rico Veskikivi oli see vist või? ja jah, et tema prognoos ja minu prognoos, ehk siis siin pole midagi prognoosi, siin on vaja lihtsalt puhtalt arvutada. no see on lihtsalt, see ongi puhas matemaatika tegelikult ju, ja, on ju, ja lihtsalt numbrid ütlevad, et nii on. ja kui 22, siis see on kanaldus. ja see on see, et kuidas sa ise ära kasutad, on ju, seda asja. 22 näiteks miinuspoole peal on jube külavanamaar. terve aasta klatsid niimoodi, et saad aru, maa on must. Seda ma ei viitsi. no vot, kui ei viitsi, siis hakka kanaldama. see ei ole minu teema. ja siis on ja nii edasi ja nii edasi need asjad. vot. Siis hiljem küsi siit edasi ka, eetriväliselt ma räägin natukene siit ka edasi sulle. sobib? sobib. ja. Ma ei tea, siis minu poolt on selles suhtes kõik. ma nii jah, no eufoorias, et ma näen minul oma oli pärast. põnev, et ma ei tea, kuidas teistel on, kui sa selle üles paned, aga väga-väga-väga huvitav. Aga numbrid räägivad enda eest ja kindlasti on teistel ka selliseid numbreid, nii et annab panna midagi 1 + 2 kokku. annab ja siis näiteks, kellel on seesama rõngas siin olemas, vot sulle ka parajasti, Marge, ma ütlen, või ma ütlen praegu juba seda teile ka, siis vaata kui huvitav. 40-aastaselt sul on hakanud hästi aktiviseeruma see 18 energia. ja võib-olla sul oligi see kogemus, mis sa mulle enne jagasid, on ju, mis sa oled saanud seal kuskil mujal, on ju, siis oli sul see, et 41–43 on sul olnud 10-10. ehk siis arvatavasti sul on olnud elus mingisugune kas väga mõnus ja sujuv tõus, mõnus eufooria tunne või siis vastupidi, sa läksid väga auku. ei, see oli siis mul need tõusutuld. Soome aastad, kui ma läksin. ja no see viitabki sellele, siis 43-44 sul ongi avatud olnud see oli nagu väga, algus oli nagu väga-väga tore. ei no kõik oli tore, lihtsalt ja muud see asjad tulid näitabki, pärast. see näitabki säramist ja kõike. 45 sa oled olnud jälle nagu sellises nagu tõusujoones. 10 on alati see universumi toetus sulle sealt alt. et eks siis sa, kui sa oled eriti veel nagu täpselt nii, nagu see missioon ütleb, missioonis oli 21 välismaa, on ju, kõik on nagu väga hea. ja siis ja siis ma tegingi oma selle ettevõtte siis ja no mis iganes siis pärast jälle, mis jälle pärast oli. no siin näitab ka number 13 viitab 51, 52, et mingisugune järsk lõpp oli sul mingites mõttes. All right. Ester küll, mõtle, kõik need numbrid räägivad seda. no mis väga lahe. Peitu ei jää mitte midagi. ja, aga lõpetame siis või? Ametliku poole lõpetame, ma mõtlen seda. ja, aga suured tänud teile ka kõigile, et me natukene lustime Margega veel edasi. vot siis selline lugemine meil täna Margega, et suured tänud sulle selles suhtes, et sa usaldasid ennast minu kätesse ja. absoluutselt 100%. aitäh, pallikene ja peatse kohtumisteni siis teie kõigiga ja minge hüppake sinna numbritекeel.ee, vaadake, mis te sealt leiate ja tuletan meelde, et vestlusõhtud on tulemas. nüüd ma arvan, et uudiskirjad te saate ka veel uuesti, ma panen Facebooki gruppi ka veel, et räägime nüüd nendest korduvatest numbritest, tuleb vestlusõhtu selle nädala pühapäeval. ja siis esmaspäeval ma räägin teile sellest samast elude numbrist, kuidas see mõjutab meie suhteid iseendaga ja oma partneritega, et elude number ei ole ainult mingi selline vau, selline vinge värk. ta on üldse üks väga vinge värk, aga see, kuidas ta tegelikult ka veel mõjutab meid, nii nagu Margel oli see 10. vaata, mis me välja uurisime. tulevane miljonär. ja enne seda oli 28. jätke see nägu meelde, Marge, vaata kaamerasse. kunagi saame kõik võlgu võtta su käest. võib-olla tulevane pankur siin, kes seda teab? okei, nali naljaks, aga aitäh sulle, kallis Marge. aitäh.